Tere tulemast tagasi kuulama Murevabaks podcasti! Ja tere ka minu poolt. Nagu te näete, siis me oleme täna ühes põnevas kohas, milleks on siis Kumu ees olev koht. Hooviala. Ja me otsustasime siis, et teha nagu meie podcasti üldse natuke teistsugusemaks, et hakkame käima nagu ägedates kohtades salvestamas. Minu meelest Õhtusaade kunagi tegi sellist formaati, et nad suvel käisid erinevates linnades nagu saateid filmimas. Jah, kui sa ütled, oli jah vist midagi. Ja tegelikult on üliäge, et sa näed nagu erinevaid kohti. Ja minu meelest, kui ma ise näiteks vaatan podcast'e, siis on üliäge vahepeal vaadata. Kuidagi teine aura on sellel videol, kui ta on sellisest mõnusas kohas nagu, või vahetavad nagu kohta. Ja on küll, jah. Meil on siuke uus hingamine, vaata. Ja nagu endal on ka selles mõttes iga kell valiks sellise keskkonna on ju salvestamiseks, et mõnus. Ja, nii et võite ka julgelt tagasisidet anda, et kuidas teile meeldivad sellised episoodid. Lili hakkas juba korki maha keerama selle asja peale. Et kas meid on ilusti kuulda, kas teile meeldib selline mõnus vaba õhu vibe, et suvel üritaks niisugust asja teha ja julgelt soovitan teid ka kirjutama meie Instagrami, et kuhu me võiks minna salvestama või kas teil on mingi ägedaid kohti, soovitusi ja igale poole lähme reaalselt. Ja paar ägedat mõtet juba tuli ja ma muidugi pean ütlema, üks mõte oli juba siuke, et mul hakkas juba mingi jalg värisema. Okei, väga hea. Ma ise ei ole veel jõudnud süveneda, aga meil on üks ülihea uudis veel. Nimelt, kuna te teate, meiega on juba päris algusest peale nagu käinud kaasas Värska Vell ja nende 3 maitset on ju. Nii. Ja nüüd meil on teile hea uudis. Me juba kunagi ammu rääkisime, suured uudised on tulemas, on ju, mida kunagi ei tulnud. Aga nüüd päriselt sellel nädalal läheb meie Instagramis siis käima üks üliäge loos, kus need 3 maitset lähevad loosi ja iga inimene, kes võidab, saab 1 ploki ehk siis kokku 3 plokki. Kõik on erinevad maitsed. Et hoidke meie Instagrami silma peal. Ja siis võite juba, mõtle, kui suurem võiduvõimalus on. Absoluutselt, jaa. Sest see tegelikult mõte tuli ka sellest, et need Värska loosid siiani on nagu väga populaarsed olnud ja meil isegi DM-is on olnud kirju, et nii kahju, et ma ei võitnud, on ju, et me ikkagi väga kauplesime nii-öelda suurema auhinna seekord, et on rohkem neid õnnelikke, kes võidavad. Õige. 3 plokki läheb teie vahel loosimisse, nii et Instagramil endiselt hoidke silma peal ja seal see loos juba varsti välja läheb. Nii et need olid praegused uudised. Aga meil on ka täna tegelikult selline põnev episoodi teema, kus me analüüsime siis viimase aja uudiseid, võib-olla niimoodi siuke arvamusrubriik võiks selle öelda. Ja, et kõige rohkem kõneainet kindlasti pakub praegu Eurovisioon, mis siis tegelikult, kui me see üles läheb, siis üleeile nii-öelda oli, on ju, meie jaoks eile. Ja mina tean, et sulle see laul väga meeldis. Sest ma mäletan, kui oli kas ta oli esimene poolfinaal või? Ja ma tegin mingi poolfinaal, siis Lili saadab snappi, nagu see lõpeb vaata hästi hilja, on ju, siis Lili saadab snappi, et kui see laul ei võida, siis umbes mingi, et sa ei vaata enam või ma ei mäleta, mis see nagu sisu mul oli. Ma vist isegi ütlesin midagi siukest ka, et minu jaoks see lugu nagu defineeris uuesti selle, mis võiks olla üks nagu Eurovisiooni etteaste. Vot. Ja siis ma mäletan, kui ma seda nägin, siis ma olin nagu, kuulge, ma mõtlen, saad aru lihtsalt sellepärast, et ma olen hullult see ennustustabelite jälgija. Ja ma tugevalt nagu resoneerun nendega, sest tihti minu nagu arvamused lähevad suht täppi, vaata. Ja nüüd vaatad nagu mingi halloo, kes see väike jänku sealt munast välja tuli. Seda ju ennustati minu meelest 6. kohale. Bulgaaria võitis siis ja issand, kui veider tegelikult kogu see asi eile õhtul oli. Aga seda oli minu arust nii äge vaadata, sest et ma ei ole ammu tundnud sellist pinget nagu ja et seda ikka krutiti seal korralikult. Ja see, et nagu päriselt võitis selline riik, mida absoluutselt ei ennustatud võitjaks. Et nagu sellest ei räägitud kordagi kui võiduloost selles mõttes, mis on nii huvitav, on ju. Minu meelest Marko Reikop ütles ka, et see nagu ajalugu on nagu tehtud, vaata, et võidab selline laul, mida lihtsalt nagu tuleb nagu kuskilt, vaata nagu meil presidendivalimised on, et kandidaadid on, aga kas keegi tuleb kuskilt ja saab presidendiks. Ja ongi ootamatu. Et aga kuidas siis, sa võid ju kommenteerida ka, et kuidas sa siis oled rahul või kas su meeldis veel keegi? Ja, tead, minu jaoks oli tegelikult üldse selle aasta Eurovisioon selles mõttes äge, et minu nii-öelda top 3 oli nagu hästi, nii-öelda õiges järjekorras seal kuskil ka eesotsas. Nad ei olnud küll nagu lõplik top 3, on ju, aga minu top 1 oli Bulgaaria, kes võitis, on ju, selle pangarangaga. Teine oli minu jaoks Taani, kus oli see, vaata, mingi kasti sees ja nad jäid ju ka suht sinna ette otsa, on ju, lõpuks. Ja 3. oli minu jaoks vana hea Soome. kes tegelikult oli ka seal kohe järel ikkagi nii-öelda, et minu see esikolmik oli seal nagu hästi selgelt. Jah.
et selles mõttes äge ja mulle kuidagi üldse, ma ütleks, et selle aasta Eurovisioon rohkem oli laule, mis mulle meeldisid, kui neid, mis ei meeldinud vist. Issa, mulle täpselt vastupidi. Ega enamikel jah, enamikel oli vist niimoodi, aga minu jaoks kuidagi nagu, mul ei olnud ühtegi sellist megavaulugu, et tegelikult see esimene ka mu jaoks, ta ei olnud nüüd nagu mingi maailma parim, on ju. Ja, et nagu kuulaksin ka ja, aga sellest valikust oli jah, mu lemmik. Ja selles mõttes on nagu äge, aga muidu jah, ikkagi mul on iga aasta läinud Eurovisioonid kuidagi nii, et see võidulaul mulle üldse ei meeldi nagu. Et selles mõttes ma olen nagu hästi õnnelik, et lõpuks nagu minu hääl ka on. Kas sa hääletasid ka või? Ma hääletasin mingi 7-8 korda vist kokku, aga nagu erinevate poolt. Mul kuidagi alati selle hääletamisega on see point, et mulle meeldib hääletada juba sellepärast, et toetada Eurovisiooni nagu. Et ma hääletasin vist 3 korda selle võitja poolt, on ju, siis hääletasin 2 korda Taani poolt ja siis ülejäänud lemmikute poolt nagu 1 korra. Et mul oli isegi seal Poola ja Norra poolt andsin ka 1 hääle. Nad vist jäid ka suht sinna nagu või noh, esitoppi. See Poola oli see, mis sai hästi palju vaata žüriilt mingi 12 punkti, mingi The Voice'i võitja, see, kes seal kaldtee peal tantsis. Oli ja tal oli mingi, ma ütleks nagu hääleliselt üks paremaid lauljaid. Ja sellepärast ma suht nagu hääletasin ka. Aga ja noh, mis ma ikkagi väga tahan välja tuua, on see, et minu arust kogu see Eurovisioon, vaata, ma ei tea, kas sa panid tähele, Reikop kommenteeris ka, et neil oli seekord mingi nii-öelda väga fancy kaamerad, mis on nagu filmide jaoks. Mingi live-kaamerad äkki või? No midagi, ta ütles, et need on nagu siuksed, nad jätavad sellise efekti, nagu tegu oleks filmiga, on ju. Ja minu arust seda oli hullult hästi näha, et kuidagi hästi paljud etteastete puhul sa vaatasid nagu muusikavideot, mitte nagu mingit lava live etteastet, on ju. Et minu arust see nägi nagu visuaalselt üliäge välja see aasta. Ei, selles mõttes ma nõustun sinuga, et visuaal oli äge, et kusjuures nagu rääkides korraks nagu poolfinaalist, enne kui ma ütlen, kuidas mulle meeldis, siis ma olen nagu tohutult kurb, et Eesti jäi välja ja kusjuures täna hommikul tuli uudis, et ta jäi ju nagu viimasena välja. Ja ma nägin ka. 11 koht 10. Sellest on jah kahju. Et ma ei ole kunagi sellest heidist nagu aru saanud, sest et noh, see on ikkagi Vanilla Ninja. Me ise, vaata minu jaoks on siin aru saamatu, et me ise hääletame tema sinna võistlusele. Ja siis me oleme kõik vihased, miks ta seal on. Nagu see ei nagu matemaatika ei toimi siin minu jaoks. See oli jah veider, et keegi ju ikkagi hääletas selle poolt nii palju. Täpselt on ju. Ja minul nagu, tegelikult see laul on ju hästi siuke nagu nostalgiline, ta on nagu tore laul. Seal oli lihtsalt minu meelest nii palju halvemaid laule kui see laul. Et ma lihtsalt olen nagu kurb sellepärast, et nad said nii palju seda viha ja sellist asja, et kuigi see on meie enda riik ja me võiks olla ju uhked selle üle, et nad seal on ja nad on tublid ja palun nagu Milvi sealt kuradi Põlvast. Mine ise seisa seal lava peal, vaata. Kas see võib mega õudne olla. Kas sa jääksid ellu? Aga kusjuures minu arust ma ei süvenenud küll ka nagu edasi, aga ma nägin täna hommikul ka mingi pealkirja selle võitja kohta, on ju. Et tema ütles ka, et tema koduriigis oli nagu heiditud vist päris palju tema seda laulu ja et tal oli mingi päris suur ärevus olnud selle pärast vist. No see ongi kõige hullem, vaata, kui see enda riik ei seisa su taga. Nagu, et minu arust Eesti puhul hästi tugevalt see oli see aasta, et ma saan ja hästi palju tehti nagu mingi umbes sellised imelike kommentaare, et mingi vaadake, mis sitt meil on ju. Nagu nii nõme vaata, et nagu vähemalt kui sul ei meeldi, ära ütle mitte midagi. See veits siuke vihakõne oli nagu meil üleval kogu aeg selle ümber ja mul oli nii kahju neist naistest, kes nagu andsid endast seal kõik on ju ja ma kujutan ette, kui raske neil oli seal ka nagu olla selle pärast, et nagu tõestada midagi. Ja see pinge on nii suur on ju. Et oleks me kõik nagu vahet pole, nagu pane hullu, vaata, siis oleks võib-olla palju parem see aura olnud seal laval neil ka on ju. Aga võidu osas, no mina ütlen ausalt, see tuli minu jaoks nagu välk selgest taevast. Ma ei olnud selles laulus üldse nagu, selles mõttes ma ei süvenenud sinna väga. Ta oli minu jaoks nagu siuke, mis oli tore laul on ju, aga ma ei olnud nagu liigselt nagu noh, seal sees, et kindlalt see minu top 3 on ju. See aasta mul oli esimest korda, kus mul oligi põhimõtteliselt võimatu teha top 3, sest minu jaoks ei olnud seal üldse nagu võidulaule väga. Et kõik olid sellised nagu ühe pulga laulud, et minu meelest nad oleks kõik võinud olla nagu jagada esimest kuni 25. kohta nagu. Ja selles osas ma olen nõus, et see tase oli hästi ühtlane. Hästi võrdne oli ja. Aga minu jaoks see on nii naljakas. Ma tegin ühe TikToki ka selle kohta täna hommikul, et saate aru, et ma olin nagu nii kindel, et Soome võidab, et ma juba vaatasin hotelle või.
päriselt. ma olin nagu, ma lähen järgmine aasta Eurovisiooni vaatama. Yeah. Aga no kogu Soome oli ju ka selles mõttes, nad olid valmis, et see tuleb. Otsisid juba kohta, kus teha. Yeah. Mõtle, kui õudne. See on kohutav, jah. Ja ei no ma olin ka, ütleme koos Soomega, ma juba hakkasin sõitma nagu. Yeah. Ma samamoodi arvasin, et see läheb sinna kindlalt. Ja kus juures Marko Reikop ütles väga hästi, et ilmselt Soome ei võitnud selle pärast, et kõik arvasid nii ja siis keegi ei hääletanud. Kusjuures mina ka ei hääletanud. Sest ma alguses mõtlesin, et ma hääletan Soome poolt ja siis ma vaatan, et tabel ma nagu 47% võiduvõimalus, nagu ma ei hakka hääletama. Ilmselt 100 000 inimest mõtles sama asja. Vaata. No jah, võt ongi, see on minu arust ikkagi juba mitmes aasta, kus me nagu näeme seda trendi veits ja mul endal oli ka see, et mulle alguses Soome laul ei meeldinud üldse, aga ta oli mu jaoks ka siuke laul, mis nagu iga korraga aina rohkem hakkas meeldima. Ja ma arvan ka, et kui ma nagu poolfinaalis mõtlesin, et ma hääletan rohkem selle laulu poolt, siis mulle lõpuks tundus ka, et see nagu oli kuidagi nii üle haibitud, et ma tundsin, et ma nagu väga palju ei taha hääletada, et ma ühe hääle nagu andsin. Saavad palju hääli. Ja just. Et, või kuidagi vaata üldse see, et ikkagi kui mingi asi on nagu kõigi lemmik on ju, siis ma ei taha olla see mingi üks lammas, kellele ka on mingi hullult meeldib. Ei jah, aga mina olin totaalselt see lammas, ma võin öelda. Ja mul oli nii, et alguses ma üldse ei süvenenud, see aasta ma hakkasin hästi hilja kuulama üldse eurolaule. Ja see oli nagu ainuke, mis jäi mulle nagu meelde. Ja mulle meeldis see viiulivärk, see oli nii äge ja vaat selle ümber oli hästi palju uudiseid ajaloos esimest korda, kuidas sai seda pilli päriselt mängida seal ja mingi värki. Et ta oli minu jaoks nagu hästi võimas ettest ja minu jaoks oli nagu võidulugu. Aga kui ma nüüd mõtlen, mis oli Pangaranga või? Yeah. See oli nagu nii naljakas minu meelest, sest et nagu, kui ma mõtlen nagu lihtsalt varasemate võitjate peale, mul ei ole need kõik meeldinud kindlasti, on ju, aga ma ei näe teda nagu üldse võitmas Eurovisiooni. Vaat, kui sa kuuled need kõiki laule, et see võidaks, see kõlab nagu siuke tavaline, tüüpiline, vaata alati Küpros, Kreeka. Jah, Küprose moodi on hästi, jah. Et siuksed nagu tüdruk tuleb mingi tantsuvärk, on ju, et see nagu üliäge, aga ta kunagi nagu ei võida, vaata. Ja nüüd järsku, on ju. Ja siis ma arutasin ka, nagu ma oma TikTokis nagu küsisin inimestelt, on ju, et mis me nagu arvame, et kas Iisraeli pärast nagu oli see, et keegi pidi võitma, vaata. Et nagu mitte, et üldse see Bulgaaria kohta midagi nagu halvasti öelda, ma arvan, et ükskõik, kes seal nii-öelda oleks olnud, et kas me nagu lootsime räigelt praegult, et võidaks ükskõik mis riik peale Iisraeli. Või me päriselt oleme õnnelikud, et Bulgaaria võitis, on ju. Et see on minu jaoks nii huvitav nagu mõelda, et mis see loogika seal taga oli, kui inimesed nagu hääletasid. Ja no mulle endale tundub ikkagi, et seal oli nagu väga palju neid, kes olid väga sillas sellest loost. Ma juba enda tutvusringkonnast tean ka nagu ühte, kes oli hästi sillas. Ja mul on just tunne, vaata Sydney minu arust oli ka üks neist, kes postitas selle kohta poolfinaalis, et see nägi välja nagu muusikavideo. Ja võt umbes, et ta üldse ei oodanud, et see nagu tuleb selline, vaata mingi dance-show. Et ma arvan, et ikkagi hästi paljud nagu hindasid seda nii nagu, et see nägi nagu äge välja show mõttes, on ju. Ta eristus küll, kui sa mõtled. Minu meelest oli see aasta nii naljaka palju mingit kastis olemist. Ja oli jah, kast oli lava, kõik kasti ees, kasti taga, kasti peal ja hästi palju nagu ühte auk oli minu meelest. Ja sellised laulud ja see žürii hääletab alati nii kuradi kummaliselt nagu. Jah, see mulle jälle üldse ei meeldinud, et mingi naaberriikide teema seal nagu veits kujuneb välja aeg-ajalt. See on nii naljakas, et nagu umbes Estonia annab Finland nagu okei, jah, neil oli hea laul, mina oleks samamoodi teinud, on ju, aga ja siis annavad seal mingi Kreeka, Küpros ja see on kahtlane, jah. Nii nagu selline läbinähtav, et selles mõttes on nagu kurb, aga mulle hullult meeldis see aasta see, kui oli 2 artisti lõpus, Iisrael ja Bulgaaria ja siis näitab nagu selle Iisraeli häältesaaki ja siis hakkas tõusma nagu kõrval see saak, mis peab saama siis Bulgaaria täis, et võita. See oli nii põnev. See oli ülilahe. Ja sama. Et selles mõttes mina nagu arvestades seda kõik see boikoteerimist ja seda olen ma väga õnnelik, et Iisraeli võitnud. Ja mul päriselt oli ükskõik, kes võidab peale Iisraeli. Selles mõttes, et mina olen väga samas paadis sellega, et Iisrael ei peaks seal olema ja nüüd paar päeva tagasi, ma ei tea, kas sa nägid, tuli uudis, et Venemaad tahetakse uuesti lasta Eurovisioonile. Ja oli jah, midagi ma ei süvenenud, aga... Et ma ei saa aru, kas nagu, vabandust, kas ma olen midagi nagu vahele jätnud või sõda sai läbi või? Nagu... See on õider, jah. Et kus see otsus siis järsku nüüd tuleb nagu? Et laseme siis, ma ei tea, pommitame siis kõik üksteist segamini, oleme kõik seal kuradi Eurovisioonil nagu. Ja see on imelik jah, ja see Iisraeli asi ajas mind ka nagu üldse väga närvi, nagu paljud, ma arvan, mõtlesid, et see ei tundu loogiline, et nad seal teisel, sest et ma ei tea, kas sa panid tähele, ma imessin, et nagu Reikop ei kommenteerinud seda laivis, aga poolfinaalis, kui Iisrael nagu esines, terve esinemise aja oli kuulda seda, kuidas
aga ma arvan, vaata, et Reiko peab olema hästi nagu ta võib-olla jah ei tohi neutraalne. võtta ja seda ma saan seisukohta. aru ka sellest, et see on ikkagi Rahvusringhääling ja kõik see, et noh, mis see tema nagu mölisemine ikka aitaks, on ju. Jaa. aga kusjuures, kas sa nägid seda eile, kui oli see hääletamine ja tulid Iisraeli punktid ja ta tõmbas niimoodi ette, vaata, siis mis seal saalis toimus. Ma mõtlesin, seal läheb mingi mässuks ära ka nagu. Ja no see on ikkagi selles mõttes Eurovisiooni fännkonnale minu arust ikkagi üldse ei meeldi see Iisraeli teema. Ei, see on ikka selles mõttes, ma saan täiesti aru sellest ja hästi paljud, ma tean, ei vaadanud see aasta meelega Eurovisiooni, aga ma olen nagu selles paadis, et see on alati olnud nagu minu jaoks nii oluline, et kui see tuleb telekast ja nagu ma ei pea elama Iisraeli kaasa, ma ei hääleta Iisraeli poolt nagu, ma ei taha võtta endalt nagu seda rõõmu ära, et seda nagu nautida, et mitte, et ma panen teleka kinni ja ma nüüd ei vaata seda, vaata, et nagu ma ei mõista hukka neid, kes seda tegid, nagu selles mõttes väga tore on ju, aga lihtsalt mina ise nagu olen sinna poole kaldu, et ega nagu noh, ma ei taha öelda seda, et ma ei saa midagi teha, on ju. Aga nagu mulle tundub nagu, et mis see aitab, kui mina üksinda ei vaata seda, et nagu, et seda niikuinii vaadatakse nii palju ja kõik see on nagu täiesti poliitiline niikuinii juba, on ju, et nüüd ta lihtsalt läheb veel poliitilisemaks, on ju. Jaa, muidugi. Ja noh, ma ise olen ka selle mindsetiga, et nagu see on ikkagi lõpuks üks riik paljudest seal, on ju, et sa toetad nii-öelda kõiki neid teisi seal siis, on ju. Täpselt. Ja noh, samas ma ei ole ka see, kes nagu mingi meeletut vimma või viha peaks, et selles mõttes ma ise nagu kuulasin ja tegelikult Iisraelil oli minu arust väga hea laul etteaste see aasta, lihtsalt noh, küsimus on see, et nad ei olnud see laul, mis teisele kohale peaks tulema. Ja minu meelest on natuke see ka, et mul on alati nagu artistist natuke kahju, vaata. Ja sellest mul on ka. Et ma saan aru, et riik on nõme, käituvad nõmedasti, need ei peaks seal olema, see on nagu 100%, kus mina seisan oma vaatega, on ju. Aga mul on nii kahju, et nagu artist peab kannatama selle pärast. Ja tema saab kõik selle viha enda kaela tegelikult. Kõik seal, nagu tema oleks see, vaata, kes on see kogu see Iisrael, on ju, et nagu noh, ma ei tea, vaata, kuidas selle laulja vaated on sellel asjal, on ju, et võib-olla ongi väärt see, et tema kohta seal õiendati ja värki, on ju. Aga oletame, et teda nagu väga ei huvita ja ta on siuke, elab oma elu ja ta ei toeta neid asju, mida Iisrael ütleb nii-öelda, on ju. Siis on tegelikult päris kahju, nagu mis viha saab see nagu artist endale. Ja minu arust ju eelmine aasta või millalgi oli teema ka, et see Iisraeli artist vist isegi ütles kuskil välja, et see oli talle vaimselt hästi raske see nagu, mis sealt tuli nii-öelda väljast, on ju. Kuigi samas siis tekib mul küsimus, et sa samas ju tead, kuhu sa läksid, vaata, et see ei saa nagu üllatus sinu jaoks ka olla. Et oletame, sa oleks võinud vabalt öelda, et ma siis ei esinen. No, aga siis oleks järgmine võetud. Aga üks laul, mis mind veel üllatas täiega, oli Moldova. Vaata, see oli see laul, mis oli nagu põhimõtteliselt Moldova promo. Aga see toimis sama. Ma lugesin kuskilt pärast Facebookist või kuskilt, et kuulge, aga miks mulle see laul tekitas päriselt huvi Moldova vastu? Mina. Sama jah, tegelikult. See oli nagu elav laul ja tegelikult see alguses esimest korda mulle ei meeldinud see. Ja mida rohkem ma seda nagu kuulsin ja viimane see finaali etteaste, ma mõtlesin, issand, see võiks vabalt top 3 olla. Jaa, ei, see oli väga äge esitus ja laul nagu. Hästi kaasahaarav nagu, ongi reaalne hea promos riigile. Et totaalselt hästi tehtud nagu marketingi mõttes ja kõige mõttes nagu ja pull laul oli ka. Seda ma näen oma nagu sotsmeedias hästi palju ka, et inimestele väga meeldis see laul, aga ma ei teagi, kuhu ta jäi. Ja ma ka ei jälgin niimoodi. Minu arust oli ikkagi nagu 2 jaotus, siis ta oli seal nii-öelda esimeses otsas, on ju, aga jah, noh, palju oli ikkagi neid minu arust nagu minu jaoks üle keskmise häid laule nagu sel aastal. Kuule, aga kuidas sa Rootsi ju vist ajaloo, ma vaatasin 10 aasta jooksul vist Rootsi pole nii halba kohta saanud, kui nad said. Jaa. Vist oli niimoodi umbes. Ja ma mingis mõttes nõustun selle asjaga, sest Rootsi tuleb alati, no saad aru, sellise lauluga, et kõik terve maailm on lihtsalt nagu vaadake, kuidas Rootsi teeb mussi, on ju. Ja see aasta, no saad aru, siuke klubi laul lihtsalt. Siuke paned raadios tööle, Sky Plus mängib seda sama laulu nagu. Tead, mis on muidugi huvitav, minu jaoks oli just see, et see klubi aspekt, nii-öelda see tümm seal, mulle meeldis. See oli ainus hea osa. Oli täpselt, aga need sõnad ka. Ja need sõnad ja kuidagi see artist ja kuidas see kõik välja nägi ja see maski teema ja ma ei tea, mul ei läinud peale nagu. Ma nagu jääd uskuma, vaata ka, et oi kui kurb ja bla, nagu kuidagi see tundus mulle nagu kampaania rohkem. Jah, mulle ka ei meeldinud kuidagi. Ma olin nii üllatunud, et Rootsi on see, kes tuleb sellise asjaga, et tavaliselt neil on ikkagi väga head artistid seal olnud ikka maailma tasemel nagu vaata. Et nagu see Markus ja Martinus käisid, oli eelmine aasta. Ma ei tea niimoodi neid nimesi isegi. Ja aga jah, mingid 2 poissi nagu käisid ja siis ka oli nagu, oh my god, Rootsil on jälle nii head artistid ja siis see aasta oli selline puuks lihtsalt. Okei. Aga me võime kokkuvõttes öelda, et tegelikult me jäime nagu rahule, on ju. Jaa, üldiselt. Veel eriti, sest sulle see laul ka väga meeldis, on ju. Ja no ma nagu seda, mis ma tundsin, tead see aasta oli veitse nagu poolfinaalidega,
et kuidagi jube ruttu nagu sai läbi. jah, on küll. Et noh, finaal oli nagu selles mõttes nagu ikka pikk, see mulle meeldib, on ju, sest vaata Eurokas on minu arust täpselt siuke, et nagu sa tahad võtta selle aja ja nagu ja minna sinna sisse, on ju. Et kuidagi nende poolfinaalidega mul oli nii kahju, et see oli mingi 2 tundi vist kestis ainult, on ju. Et ma tahaks samamoodi, et need poolfinaalid oleks mingi vähemalt 3 tundi nagu. jah, kusjuures, aga samas jällegi ma see aasta nagu nende saatejuhtidega nagu ei olnud ise väga rahul. Tegelikult. Et see naine oli nagu ülitore, aga see mees nagu ta naljad olid nii halvad, et ma ei suutnud nagu. Aga tead, see on juba siuke pikem teema, vaata. Et no iga aasta on nagu nii häid kui halbu külgi Eurovisioonidel, on ju. Absoluutselt. Aga minu jaoks jah, kogu see Iisraeli värk, vaata rikub nagu nii ära selle tunde nagu, et jess, me oleme united by music nagu, sest me ei ole, vaata. Ja me ei ole, jah. Et nii kurb on, et võtke ta välja, kõik on rahul nagu, ausõna. Ja kui teevad korda oma asjad, siis küll nad tagasi tulevad. Sama selle Venemaaga nagu, lõpetame ära selle sõjas ja me kõik õnnelikult kuradi edasi olla seal võistlusel. Mida me kuradi kakleme nagu? See ajab jah närvi ja just ikkagi see nagu, et ta nii kõrgele kohale tuleb juba mitmendat korda, et see on nagu ainus asi, mis tekitab seal tunde, et kas see on päriselt aus kõik, on ju. Täpselt. Ja võib-olla siia lõppu lihtsalt mul jäi veel üks selle segmendi lõpus. See episoodi lõpus. Et mulle jäi veel üks pealkiri silma, mille üle nagu arutleti Bulgaaria võidu osas. On see, et Õhtulehes siis keegi kirjutas, et põhimõtteliselt kaheldakse selles, kas Bulgaarial tegelikult on nagu rahaliselt võimalust korraldada üldse Eurovisiooni. Ma midagi lugesin. Sest et ma saan aru, et vist mingi 3 aastat nad ei osalenud Eurovisioonil, sest isegi see osalustasu käis neile üle jõu. Mis on tegelikult nagu väga huvitav aspekt ja mida ma nagu ei teadnud varem. Et selles mõttes on nüüd huvitav näha, mis nagu saama hakkab. Sest tegelikult on ju see, vaata, et kui esimene riik ei suuda korraldada, läheb pakkumine teisele, kes on Iisrael. Ja samas vist Iisrael minu arust on ju öelnud, et nemad nagu nii ei korraldaks. Või minu arust mingi teema oli, et Iisrael... Ma tean, et Marko Reikop ütles seda, et kunagi oli niimoodi, et kuna nad võitsid 2 aastat järjest, siis teine aasta nad loobusid, sest 2 aastat järjest oleks liiga kallis. Aga kas sa ei arva, et nad praegu korraldaks ja kogu selle jama keskel võib-olla nad meelega korraldaks? Võib-olla, ma ei tea, miks ma nagu kuskilt kuulsin, nagu oli mingi teema. Ei, väga võimalik, ma pole ise nagu kursis. Aga jah, ma ei ole ka 100% kindel. Aga no igal juhul selles mõttes, kui Bulgaaria ei saa korraldada, siis on nagu väga huvitav, mis siis juhtuma hakkab nagu. Täpselt. Aga kuradi kurb on ikka, ma olin juba nagu vaimselt laevaga Soomes nagu. Ma nagu... Sellest on jah kahju. Ma nagu päriselt olin oma nagu 2 sõbrannaga, kes me nagu, kurat, lähme siis järgmine aasta ikka vaatama ka, vaata, et tuleb ju naaberriiki värki-särki, et juba vaatasime, mis need hotellid maksavad ja kindlasti on öölaevad ja nii palju siis sellest ja proovime järgmine aasta uuesti. No äkki millalgi ikka õnnestub. Äkki järgmine aasta saame hoopis Eesti tulla. See oleks väga äge variant. On ja. Mu unistus on täiega see, et ma kuidagi õnnestuks täpselt sel aastal olla vaata mingi tantsija mingi võidulaulule, kui Eurokas toimuks Eestis või Soomes. See on ikka äge tegelikult. Jaa. Aga noh, see peaks korralik vedamine. See peaks, seda juba räägime mingi poole aasta pärast uuesti. Jaa, või siuke 5 aasta pärast. Jah. Nii, aga mis on meil veel mingid põnevamaid teemasid, mida täna vaadata? Jaa, põnevat, mis veel on siin viimasel ajal silma jäänud. No üks on kindlasti see rahakrati teema hetkel, et Toomas Märten Legrand on ju üritas siin rahakratti paljastada. Jah, ta tegi päris põhjaliku video sellest, kus ta ise nimetas, et ta on uuriv ajakirjanik, nagu uuriv ajakirjanik, kes ja ise hakanud uuriv ajakirjanik vist ütles. Et kes üritas nagu siis paljastada, kes tema identiteeti on ja kuna ta on nii nagu kardinate taga nii-öelda toimub kogu aeg see värk ja tegelikult ma nagu siiamaani ei teadnud, kes ta nagu on või millega ta tegeleb. Ma tean rahajuttu, ta räägib rohkem, ma ei tea midagi nagu. Aga ma ei tea, sina vaatasid selle video ära või? Ja ma vaatasin selle ära, natuke süvenesin. Noh, minu arust hästi hea indikaator kogu selle asja kohta on see, et kui sa nüüd lähed ta video all kommentaare vaatama, siis noh, see peaks ju olema tema kanal, kus inimesed on nii-öelda tema poolel, on ju. Aga seal oli ikkagi hästi palju siukseid nagu vihaseid kommentaare pigem, et mida sa surgid seal teise inimese elus, et kuidas ta sulle ette on jäänud, on ju. Et tegelikult ta ikkagi on teinud väga palju head, on ju. No ühesõnaga inimesed olid seal suht nagu löödud, et miks see kõik vajalik on ju. Et ma ei tea, mu enda vibe kuidagi on suht sama selle osas. Või noh, ma ei tea, mind kuidagi ennast ei ole kunagi huvitanud, kes seal maski taga on ju, et las see olla see tuvimask ja karakter ja tegelikult on ju tore, kui ta käib rääkimas mingi rahatarkusest noortele ala, on ju. Et kas seal ei olnud mingi see teema, et ta suunab nagu hästi noorelt inimesi investeerima, kuigi tegelikult see ei ole kõige targem otsus tihtipeale.
et juhib nagu justkui ühele teele, mis on ainuke õige variant. Ja ma sain kuskilt nagu niimoodi Ma ei aru, et tea, see jah. Toomas üritas võib-olla nagu selgeks teha vähemalt oma storydes, ma vaatasin, kus ta nagu järelkajana tegi, et alati ei pea nagu, et ainuke variant elus ei ole investeerida, et nagu, et kui me üritame kogu aeg, et sa vaata, investeerimine läks mingi aeg nii popiks, et ainult investeerime, on ju, tegelikult sa võid ka panna vabalt, ma ei tea, kasvukontole oma raha kasvama, on ju, et investeerimisega on lihtsalt nii suured riskid, millest nagu tihti noored ei mõtle, vaata. Ja no seal oli jah, ma sain aru nagu video peal, et talle kõige rohkem jäi ette ja nagu ikkagi see, et mis kuvandi ta on loonud versus kes ta nagu tegelikult on, et ta justkui vaata promob seda, et sa saad alustada mingi 1 euroga ka, onju, aga noh, et reaalsus on see, et ta ise on, ma saan aru, mingi nii-öelda ärimees seal taga, onju, kellel tegelikult nagu on tunduvalt rohkem raha alt sinna alla panna, onju. Nojah, mis on tegelikult ju siuke fake identiteet nagu samas, onju. Jah, on, aga noh, samas jälle on kuidagi see, et kui ma nagu selle peale mõtlen, tegelikult ei huvita ja tegelikult nagu las ta siis loob selle kuvandi, et see ongi ju mingi karakter, kelle ta on loonud, onju. Ja ma ei ütleks, et see nagu mulle nii suur draama tundub, et seda oleks olnud meeletult vaja mingi paljastada või et see oleks nüüd mul maailma lõpp, onju. Aga samas jällegi ma ise mõtlen nii, et ma ei ole seda videot küll vaadanud, onju, ma kindlasti teen seda, siis mulle tegelikult nagu meeldib, kui inimesed tulevad selliste asjadega välja, sest et siis on meil nagu see teine nurk. Ja selles mõttes jah, see kriitiline meel nagu asjades, see on äge, et meil on neid, kes nagu julgevad ja lähevad surkima sinna, onju. Et tegelikult on põnev lihtsalt nagu puhtalt jälle, ma arvan, see on nagu jälle meie väga erialast tingitud, onju, kus me tahaks nagu alati kuulata kõiki osapooli, onju, et nagu, et mis on siis nagu selle teise inimese nägemus temast, kes on ka nagu äriliselt väga tark inimene, onju, ja kas ta teeb siis kõike nii, nagu ta räägib ja kõik see, mis seal taga nagu peitub, onju. Et tegelikult on nagu ongi siuke uuriv ajakirjandusžanr, vaata, mis on tegelikult päris põnev. See on jah huvitav, et meil on ju üldse nüüd mingis mõttes tekkinud see ajastu, kus noh, samamoodi see tavakodanikust naisterahvas on ju, et mingid, kes ei ole nagu ajakirjanikud, aga ikkagi teevad nagu väga sellist ajakirjaniku uurivat tööd, on ju. Et selles mõttes on huvitav näha, kuhu see nagu minema hakkab siin järjest. Ja kusjuures keegi ütles seda ka, minust Mallukas ise ütles, et kas keegi üldse tänapäeval läheb nagu esimese asjana meediasse asju lugema või ta läheb kohe nagu kellegi kas YouTube'i videosse või story'sse. Et sa saad nii palju kiiremini kätte reaalse informatsiooni kui meedia kallutatud artiklist mingi asja, mis on nagu kas kellegi kasuks kirjutatud või kellegi kahjuks kirjutatud, on ju. Et see on ka hästi huvitav koht, et kuhu meie see nagu meedia on liikumas. Ja ma ise tunnetan ka, et see kuidagi hästi palju muutub vist hetkel. Ja minu arust nüüd on ka vaata näha, et mingis mõttes ju see, kus mina on ju nii-öelda töötan ja aitan teha neid laserteki videoid, on ju, siis täna nüüd ma olen ka hakanud vaatama, et Delfi on natuke hakanud sarnast formaati katsetama, on ju, Levila teeb midagi sarnast, et see nii-öelda ka tavameedia veits vist hakkab nagu kohanema sellega, et me oleme nüüd nii-öelda veits teistmoodi maailmas, on ju. Et pead kuidagi jõudma ka nende noorte meediatarbijateni. No täpselt, ei, selles mõttes on väga tore minu meelest, sest et olgem ausad, näiteks ma ise tarbin ka palju rohkem videosisu, kui lähen lugema pikka artiklit, mis on nagu meeletuid lehekülgi, on ju. Et taga ei kutsu enam, kui tõesti see persoon mind ei huvita. Ma loen persoonilugusid, mis on nagu mingist inimesest, on ju. Aga nagu sellised mingid süvaanalüüsid, tänapäeval nagu tehakse nii palju ägedaid mingeid visuaalseid lahendusi sinna juurde, et seda on nagu lihtsalt ajul kergem mõista, vaata meiesugustel nendel, kes ei taha, kes süveneda enam mitte millessegi, on ju. Et siis on nagu meie ajul ongi siuke asi väga tore. Ja samas tead, ta on küll mingis mõttes siin nüüd teemast kõrval, aga korra võiks tegelikult arutada seda. Ma nägin ka sa mingi päev postitasid nüüd juba vist tükk aega tagasi, et sa mingi lugesid vaata ajakirja mingit Anne stiili või midagi sükest. See on ka minu arust nii huvitav, et me vaata just ühest küljest räägime, et me nagu noortena ei taha enam lugeda eriti ja tarbida sükest meediat, aga minu arust viimasel ajal on noortel mingi hull nagu liikumine hakanud toimuma ajakirjade suunas ja see on nii veider. Ma ise samamoodi nagu räigelt olen hakanud lugema ajakirju ja mulle nii meeldib ja isegi need pikad lood, mis seal on, ma nagu süvenen. See ei ole nagu mõttetu mingi ajaleht, kus sul on nagu noh, see täpselt seesama, kõik on täpselt seesama, vaat selle hallika paberi peal. Ajakirjad on nagu, noh, näiteks Anne ja Stiil, kui ma panin selle oma story'sse ka, et ma lugesin seda viimast mai numbrit, kus oli see Maarja-Liis Ilus, siis oli nii mõnus nagu ajaviidega, sul on seal mingi moenipid, siis sul on seal nagu, ta on nagu kunagi oli see kosmopolitan, vaata, mida nagu väiksena ema kõrvalt vaatasid, et nii äge ajakirja, on ju. Mul on tunne, et see aeg on nagu tagasi tulemas. On täiega ja ülipalju, ma ei tea, kas sa oled tähele pannud, aga on tekkinud noori, kes teevad enda ajakirju. Ma ise olen hullult nagu kaasa aidanud ka selles mõttes, et ma nagu tellin iga kord, kui tuleb jälle mingi uus number. Et
et noh, praegu vist ongi 3 niisugust suuremat, mida ma olen näinud, kes nagu teevad siin tublisti järjepidevalt, et üliäge on seda näha, et nagu noorte asi on äkitselt see, et tehakse niisugust mingit ajakirja. Ja ajakirjast on nii mõnus minu meelest lugeda mingeid asju, et seal on kasutatud mingi ägedat fonti ja kõik see nagu kuidagi hästi nagu mõnus on niisugust asja lugeda, ta nagu visuaalselt hästi ilus asi lugeda. Et kusjuures see on nii huvitav, sest kui ma selle ajakirja ostsin ka, nad ei ole nagu üldse odavad asjad tegelikult. Ülikallid tegelikult, 8 euri, onju, aga noh, siis sa mõtled jälle selle, et sa ostad selle kord kuus, onju, noh, okei, arvutamise mõttes ta nagu tuleb loogiline ja kuna neid ei loeta enam kindlasti nii palju kui kunagi, onju, siis ma saan aru, miks see hind kogu aeg kasvab. Aga tegelikult ikka nagu 8 euri, vaata, sa oled seal poes ja mõtled, kas sa võtad 8 eurist ajakirja või sa saad tegelikult netis lugeda neid samu artikleid, selle kuu jooksul tuleb ju neid välja. Noh, aga jällegi see mõte sellest füüsilisest asjast on nii tore minu meelest. Ja kuidagi tahad võtta selle aja. Mul on ka kujunenud nagu eraldi nii-öelda ideaaliks, et et kui mul on vaba aega, siis ma võtan ajakirja ja loen ja kuidagi ma nii nagu janunen selle tegevuse järgi, mis on hästi huvitav. Sellest eelmine või paar numbrit tagasi seal Anne stiilis oli see Lauren Villman käis, onju. Ja siis saad aru, ma nagu missisin selle, et osta seda nagu ajalehte. Ja siis ma läksin Delfisse, otsisin selle artikli üles ja printisin, nagu panin nagu Wordi, kopeerisin ja panin ise pildid vahele ja printisin päriselt välja nagu artikli, nagu mis oleks ajalehes. Ja siis ma lugesin kodus seda nagu niimoodi paberi pealt. Et ma nägin nii palju vaeva, panin Wordi, panin õige fondi, vaata, panin pildid allkirjaga vahele. Issand, okei. Ma tegelikult täiega soovitan, see on nii mõnus, kui sa nagu ise paned selle kokku, kui sa tahad seda lugeda. Täpselt kui suure suurusega sa tahad seda lugeda, onju, siis prindid selle välja. Seal küll oli minu meelest, et sa ei tohi jagada seda, aga no oma tarbeks minu meelest ikka võid kasutada, onju. Ja nagu nii mõnus oli pärast kodus nagu loed seda, mingi lugesin jälle 10 lehekülge. Tegelikult oli päris äge nagu. Ja samas nagu raamatutega näiteks minul ei teki seda tunnet, et üldse ei taha. Mingit elevust pole. Aga kui sa juba oma häkki jagasid, ma jagan siia veel ka selle häkki, et minu häkiks on veits kujunenud see, et kui ma ei taha osta nagu kallist ajakirja, siis ülipalju on ju neid, mida vaata tasuta jagatakse. Näiteks Trade House'il on oma see mingi ajakiri Nautika. Ja Nautika keskuses näiteks on niimoodi, et sa saad võtta sealt lihtsalt tasuta. Opteekidel on osadel oma need mingi ma olen täiega see, et kui ma näen, isegi kui ma tean, et mul ei ole aega lugeda, siis ma nagu võtan ja loen mitu kuud hiljem kas või. Mul tuli sellega meelde kohe, mida ma viimasel tegema hakkan. See on juba mul mingi, ma ütleks mingi kuu aega. Vaata, iga nädal erinevate poodidel tulevad nagu need infolehed, et mis selle nädala on soodukaga. Igast põnevad pakkumised ja värgid. Ma võtan igast poest kaasa. Ja siis kodus loen need kõik läbi. Ma mõtlen, nii, paprika on soodukaga. Kas ma lähen seda paprikat sinna ostma? Ilmselt mitte. Aga ma olen nagu nii elavil, kui ma vaatan neid sooduspood, Krossipood, Lidl, Rimi ja mul on kõik need kodus niimoodi väiksed ajalehekesed on reaalselt, siis ma vaatan neid pakkumisi. Saad dopamini kätte. Ma mõtlen, mu elukaaslane ka, et on mingi, miks sa võtad neid, vaata? Mul on nii põnev, vaata, näe, kohupiim on sooduses. Pärast ei mäleta. See on nii tore tegevus minu meelest. Ma kunagi tegin ka seda, aga siis ma mingi hetk mul viskas kopa ette, et mul tuli nii palju neid postkasti, siis ma panin selle kleepsu, et mitte panna. Aga nüüd ma veits vahepeal nagu kahetsen. Aga vaata, kui tuleks postkasti, see pole minu jaoks sama. Jah, siis on jah teine. Kui ma poest ise võtan ja olen nagu ja ma olen nõus. Siis on teine asi, kui see, et ta nagu tuleb sulle kätte, vaata. Kunagi oli Stockmannis, ma mäletan ka hullude päevade ajaleht tuleb alati, vaata. Siis ma ringitasin ümber, mida ma tahan sealt. Kas ma ostsin kunagi neid asju? Ei. Aga nagu see oli tore tegevus lihtsalt. Ma teen sama, et ma pildistan üles telefoni, kes mul on eraldi kaust, mida ma ka kunagi ei vaata. Mida kunagi ei vaata. Aga kõik asjad, mida on vaja. Ja, see on ka eraldi küsimus. Nii, kuule, aga uudiste juurde tagasi. Ma isegi ei mäleta, mis uudis oli tegelikult. Rahakratist jõudsime. Kas me jõudsime sinna, et tegelikult ei koti nagu meid? Jah, tegelikult ei koti. Tore, et nagu samas tehti. Võib-olla jah. Torgib liiga palju, onju, aga see on juba väga selline, et kelle jaoks palju, onju. Ja just, täpselt. Ja võib-olla siit siis kohe Toomas Märtini juurest edasi minnes teise asjani, millega ta on siin ju seotud olnud, on see ettevaatust.ee. Ta on küll nüüd natukene juba, onju. Ta on taandunud sealt. Jah, pikalt on räägitud, onju siin ka sellest, aga me ei ole siin sõna võtnud sellel teemal. Et võib-olla on aeg. Võib-olla on aeg ja alustuseks ma arvan, et tahaks öelda, et see on nagu vägagi selge, et me mõlemad seisame nagu selle eest, et see on hea algatus, vähem mina.
Vähem mina seisan selle eest. Sellepärast, et kuna ta nagu jah, alati saab teha asju kontrollitumalt ja kõik on nagu selles mõttes ma nõustun, on ju, aga nad pidevalt töötasid selle nimel ja selles mõttes mina nagu toetan seda ja ma väga tugevalt toetan seda just sellepärast, et meil on selline inimene nagu Liisa Pakosta Eestis, kes ütleb, et jah, me saame seda niikuinii vaadata. Inimene, kas sa nägid, et see maksab, et sa teed päringu, et ma lähen date'ile, siis ma teen 8 euri ja 4 eurina, palju see maksis, see üks päring on ju, et näha, kas ta on seksuaalkurjategija või midagi muud. Ja nagu umbes see, et peidame need pedofiilid ära on ju minu arust nii loll ja mida see Pakosta täiega nagu rõhutas nendes nagu artiklites, mis ma lugesin on ju, et juba sellepärast, et minu meelest Eesti nagu riik üritab vaigistada selliseid asju, tuleb nii hästi praegu välja ja see on nii kurb ja see on nagu hirmus. Et see on täpselt see, et see pedofiilid naeravad seal taga taustal lihtsalt. Jaa. Teada, see teema on nüüd siuke. See teema on hästi siuke, ma ei ole selle kohta nagu kellegagi väga arutanud ega midagi, sest et ma ei ole nagu eriti osanud seisukohta võtta. Ja ma ütleks, et ma olen nagu see, kes on seal kuskil kahe vahepeal veits. Nagu ma näen, et ta on kasulik ettevõtmine osadele ja noh, ma tõenäoliselt pigem olen ka seal pool, et nagu tore, et tehti ja noh, vähemalt see algatas mingi nagu olulise vestluse ühiskonnas on ju. Ma ise nagu olen veits kriitiline selle osas lihtsalt sellepärast, et ma ei näe, et ma ise nagu kasutaks siukest lehte. Et kuidagi isegi, kui ma kujutaks ennast sinna, et ma olen mingi vallaline ja tahan mingi Tinder date'ile minna, ma reaalselt ma tegelikult ei läheks vaatama, kas see inimene on seal lehel. Et ma ei tea, nagu ma saan aru, et tegelikult seda nagu võiks teha, on ju. Samas vaata, ta oligi ju suunatud rohkem ettevõtetele ja mingid ju väga paljud ettevõtted reaalselt ju leidsidki enda töö juurest inimesed, kes nagu puutsid lastega kokku ja tuli välja, et nad on seal registris ja nad lasti lahti, vaata. Jah, aga vot see on nüüd jälle see külg, kus mina ütlen, et ma olen kriitiline, et kas seda peaks tegema. Sest et kuidagi, noh, ma ei tea, tegelikult on ettevõtetes näiteks levinud ka siuksed asjad, et kasutatakse vange töötajatena, et on nagu odavam tööjõud on ju ja vangid saavad käia mingit tööd tegemas. Et mina olen nagu hästi selliste asjade pooldaja ja ma olen nagu hästi ikkagi teiste võimaluste usku, isegi kui inimene on mingi, ma ei tea, 10 korda vägistanud, on ju. Et ma kuidagi nagu tahan uskuda sellesse, et kõik väärivad seda võimalust. Et jah, ma olen nõus, et see on nagu hea, kui me saame kuidagi potentsiaalseid ohvreid nagu hoida ära, et midagi siukest korduks, on ju. Aga kui see hakkab nagu puudutama inimese tööd ja võimalusi nagu elus a la raha teenida, uut lehte pöörata, siis ma nagu olen veits kriitiline. Et noh, tegelikult vaata see, et a la kui inimene on mingi, noh, ongi, ma ei tea, vägistaja olnud, on ju, ja ta on kuskil laos üksi a la tõstab mingeid kaste, et noh, mis see siis tegelikult segab vaata ta töö tegemist. Aga see ei olgi minu meelest see point. Minu meelest see point oli see, et sellega nagu saab kontrollida, et ta ei tööta samas keskkonnas, kus ta puutub kokku näiteks lastega, vaata. No seda ma olen nõus, ja mina nagu just seda poolt nagu hullult toetan, et me saaks nagu vaadata, et see inimene ei lähe nagu sinna keskkonda, kus ta eelmine kord pani toime mingi sellise asja, vaata. Et muidugi, mina olen väga ka seda usku, et inimesed väärivad teist võimalust ja ma ei arva, et nad peaks panema kuradi riita seina äärde maha laskma kõik, on ju. Et nagu jah, me oleme inimesed, me teeme vigu, on ju, aga nagu kahjuks on tõsiasi see, et see viga, mis sa nagu tegid, see ikkagi kannab sind, vaata. Ja mina arvan ka, et siis sa ei peaks töötama lastega, kui sa oled pedofiil, on ju. Et sa ei peaks olema, ma ei tea, mingi kuradi arst, kui sa oled kellega ära tapnud. Nagu mingid no see oli nagu halb näide, see teine võib-olla on ju, aga mingid sellised asjad, mis nagu lähevad omavahel kokku või nagu alati saab arst lõikab skalpelli. Tõesti mingi, et nagu kui sa oled mingi räme kuradi patoloogiline varastaja, et siis sa ei ole võib-olla poemüüja, vaata. Noh, et vaata, et see aga ja minu meelest on hästi teine asi on nagu lihtsalt vang, kes võib-olla kunagi varastas midagi, kes tegeles näiteks narkootikumidega või noh, mingid sellised asjad versus nagu pedofiilid, kes on mitmekordselt teinud mingeid siukseid asju ja vaata seal minu meelest seal nimekirjas on hästi palju neid, kes on hästi mitu korda olid ka nagu nii-öelda nagu mitu korda süüdi mõistetud, on ju. Ja siis ma tõesti näen, et kui sa nagu no kurat, kus sa seal ikka kuradi 2 korraga oled, siis nagu sorry, aga nagu sa ei õppinud, vaata. Ja siis ja minu meelest okei, tegid 1 korraga, miks su nägu siis võiks seal olla? Sa ju tegid selle teo ära, paneme selle sinna ülesse. Kui keegi ei taha, ta ei tulegi sind sinna otsima, aga see, kuidas nad lendasid peale nagu Maljule ja Märtenile, minu meelest nii haige, et see ju näitab seda, et kas sa ikka tegeled siis millegagi edasi nagu sellisega, miks sa nagu nii
nagu miks sa tahad mind tapma tulla kohe vaata. Järelikult see pole siis muutunud ju. Ja seda küll jah. See on nii mitme otsaga asi. Seda ma olen jah üldse nõus, et ma nagu ka ei süüdistaks selles või kuidagi nagu ei, see viha nii-öelda, mis nad enda kaela said, ei ole nagu õigustatud eriti. Et ilmselgelt nagu see oli mingi oluline asi väga paljude jaoks Eesti ühiskonnas on ju. Et pigem ongi nüüd oluline tegeleda sellega, et kuidas siis seda olulist osa nagu niimoodi teha, et kõik on seadusega kooskõlas ja nii edasi on ju. No näiteks vaata üks variant, kuidas minu meelest see võiks töötada niimoodi, et ta ei teeks nagu ütleme siis nagu liiga on ju, sest räägiti ju siin nimekaimudest ja mis asjadest iganes on ju. Siis on näiteks koolis, vaata. Keegi kirjutas minu meelest Maljukale kunagi, et neil koolis näidati nagu juba väiksematele lastele, et näete siin leheküljel saate vaadata, et kui mingi onu teile kirjutab, et teda siin ei oleks või et näete, et sellised onud kirjutavadki väikestele tüdrukutele on ju, mida ma oleks tegelikult tahtnud ka teada, kui ma olin noor. Siis sorry, aga kui haiged on nagu need vanamehekesed, kes kirjutavad noortele tüdrukutele ja mis sa arvad, et mina noore tüdrukuna arvan, et see on nagu imelik või? Samas on muidugi vaata ka see, et kuidas sa saad nüüd selle nagu noore lapse nagu päriselt sinna otsima. Et nende jaoks on ju vaata kõik põnev ja äge ja isegi kui nad saavad aru, et see on mingis mõttes võib-olla ohtlik, sest tegelikult ta ei taju seda ohtu niimoodi. Jah, nad ei taju seda ja see on nende jaoks nagu niisugune vahva mäng, vaata. Ja vot see ongi nagu nii raske. Et jah, ma ei tea, võib-olla minu nagu seisukoht siia lõppu nagu ma tean, et praegu üritatakse ju seda maha võtta on ju ja see Aki teema minu meelest nagu minu meelest see näitab praegu hästi selgelt niisugust vaigistamiskultuuri, et üritaks siis koostööd teha, et seda lehte teha paremaks, et seda teha nagu selles mõttes õiguspärasemaks on ju, et see oleks kõik asjad vastavuses on ju ja mida iganes, et ka Eesti riik saaks sealt oma, ma ei tea, et ei oleks lihtsalt inimene mõistab teist süüdi on ju, kuigi seal on kohtulahendid ikkagi on ju, aga teha mingit koostööd, et selle nimel, et meil oleks niisugune koht, kus me saaks vaadata, et need inimesed, kes tahavad vaadata, et nad saaksid seda teha. Mitte nad ei pea maksma, et see maksumüüri taga on ju. Et minu jaoks on nagu totaalne vaigistamiskultuur Eesti riigi poolt ja ma olen sellest Liisa Pakostas väga pettunud, kuidas tema oma sõnavõttudega nagu välja tuli on ju, et oi, meil on olemas, aitäh, et aitasid mingi okei. Ei olnud. Aga jah, raske on selle nagu teema sõna võtta, sest õnneks mina ei leidnud sealt ühtegi tuttavat inimest, millele ma olen nagu toodud õnnelik, sest see oli ka väga hirmus tegelikult vaadata on ju. Ja minu meelest ta võiks ikkagi olemas olla, lihtsalt võib-olla jah, kuidagi kontrollitumal kujul on ju, et olekski, et kõigile sobiks vaata. Ma tahtsin ise ka sinna jõuda, et nagu võib-olla on ka see, et miks nagu ma nii mingi ei ole kahe käega selle poolt, on ka see, et ma tõesti ei leidnud sealt ühtegi tuttavat nime on ju. Et ma arvan, see oleks väga erinev seisukoht mul siis, kui ma oleks sealt leidnud kellegi on ju. Ja vaata hästi palju kirjutasid, nad leidsid oma elukaaslase sealt. See on täiesti. Saad aru, kujutad sa ette või? See on õudne. Et sa leiad oma elukaaslase sealt mingi hei, nagu ma ei taha teada. Ja vaata hästi palju kirjutasidki minu meelest Maljule ka, et aitäh, et ma leidsin tänu sulle, et ta on seal, vaata. Et ma saan lõpuks ära minna. Nagu just selle pärast mul tundub, et me pääsime jälle kellegi nagu elu. Ja absoluutselt, et paljude jaoks ikkagi oli oluline nagu. Ja selles mõttes on huvitav näha, et kus see nüüd jõuab. On põnev, tegelikult on põnev jälgida ja tegelikult on äge, et siuke arutelu tegelikult on üldse üleval. Nõus. Nii, meil ongi umbes mingi ühe siukse põnevama uudis võime veel ju käsitleda. Põnevam uudis. Kas me siis äkki arutame seda presidendi asja korra? Presidendi asja arutada, sest see on tegelikult siuke relevantne. See on siin saanud jah ju päevakaja ka omajagu ja ootab ees siin sügisel on ju uus presidendi teema. Kusjuures nüüd paar päeva tagasi, ma ei tea nii kaua, kus sa midagi guugeldad on ju, sõitsin hommikul autoga tööle ja siis räägiti, et mis on praeguste, minu meelest oli ERR ja mingi Postimehe või Delfi uudised ja räägiti, et mis on praegu siis inimeste nagu soovid, et mida nemad hääletavad või kuidas nemad tahaksid, on ju. Ja seal oli minu meelest siuke asja, et mingi protsent, päris suur protsent, ma nüüd eksin numbritega, on ju, et oletame, ma ei tea, 37% tahab, et Alar Karis jätkaks. Siis peale teda tuli see, et 15% umbes tahaks, et Kersti Kaljulaid saaks presidendiks. Ja siis sellest järgmine oli siis, et Mart Helme saaks presidendiks. Sorry, kui Mart Helme saab presidendiks, sest ma lähen Soome. No, kas sa kujutad ette, mis siis saama hakkab? Ei, seda ei soovi. Me käime tõrvikutega iga päev ringi ja
kusjuures selle tõrvikutega mul tuli meelde, et ma see aasta esimest korda sattusin sinna tõrviku rongkäigu keskele, sest ma läksin tööle vanalinnas sama aeg. Ja tead, juba kuidagi see, vaata, mis nagu vibe ja meeleolu seal on. Ma reaalselt nagu... Siuket sõda hakkab nagu üles tõusen. Ma kartsin seal, sest need inimesed olid seal kuidagi nagu agressiivselt meelestatud. Nad on nii ärritunud, vaata. Mingi... Ja reaalselt mul oli nagu õudne kõndida seal nende kõrval. Et jah, kuidagi, kui ma mõtlen, et siuke meelestatus oleks meil on ju nii-öelda kuskil riigi tipus, siis... No see oleks päris pekkis nagu siis oleks natuke õudne, jah. Oh jumal, ja mingi äkki 6 aega tagasi või millegi tuli ka mingi nimekiri inimestest, kes potentsiaalselt on siis kandidaadid. Ja mina nagu absoluutselt ajajoone järgi ei tea öelda, millal need päris kandidaadid nagu välja hõigatakse. Aga no Alar Karis ütles ühes intervjuus, et hiljemalt jaanipäevaks ütleb ta kindlalt ära, kas ta kandideerib või mitte. Okei, siis see on ju väga varsti ees siin. Et siis see on põhimõtteliselt kohe ja ma ei tea, võib-olla nagu korra arutame enne, kui me vaatame sealt, kes võib-olla veel on või mis iganes. Et mis sina nagu arvad praegu, kas sina toetaksid seda, kui Karis jätkaks või mitte? Mina väga toetaks ja sest et ma nagu ühtegi negatiivset asja ei oska öelda ja minu arust järelikult on hästi olnud nagu. Mul on temaga nagu olnud ka kokkupuude, kui ma olin TV3-s on ju, siis ma käisin tegemas siinsamas Kadrioru pargis seal tema ilusas lossikeses on ju mingit lugu ja ta oli nii soe inimene. Ja ta tundub ma läksin tema juurde niimoodi, seda ma olin härra president, kas ma võin teilt ühe küsimuse küsida, teie väärtuslikku aega raisata. Ta oli muidugi, sest ta oli nagu tore vanaisa. Ja ta tundub jah, vaata täpselt siuke nagu rahva inimene, et ta ei ole nagu see mingi kauge oluline mees kuskil eraldi on ju, vaid et ta nagu et minu arust on ju ka mingid isegi podcastides äkki käinud ja noh, siuke vaata, ta on nagu noortepärane piisavalt ja noh, ma ei tea, minu arust nagu väga äge, et selles mõttes on jah kahju, kui ta nagu ei jätka ja samas ma ise arvan, et suht suure tõenäosusega ikkagi me ei näe teda enam presidendi. Ma arvan küll, jah. Kurat, mina olen väga seda meelt, et ma nii loodan, et ta jätkab. Ma loodan sellepärast, et nagu, ma arvan, et ta on nagu hästi vastu pidanud selle raske aja, mis meil on tegelikult, kus me elame nagu kõik need sõjad, kõik need kriisid, kõik need mingid asjad ja ta on alati olnud nagu sirge seljaga ja nagu läinud sellest läbi kuidagi hästi lihtsalt nagu see lihtsalt siis selles mõttes, et ta nagu inimesena ei ole mingi ära keeranud, vaata. Et see on nagu president ja ta on hästi viisakas, ta on niivõrd meeldiv inimene, ta on nagu noh, ma olen kuidagi hästi rahul ja ma ei tunne, et me peaks nüüd selle muutuse praegu tegema, vaata. Jah, ma olen nõus selles osas. Ja muidugi üldse kandidaadi osas, mul ei tule enam meelde, vaata. Marina Kaljurand oli üks. Ma leidsin siit jah ka mingi nimekirja, aga ma ei mõtle, ma tean, et ma ühes episoodis ütlesin välja, keda ma arvan, kellest saab president, sest et kuskilt intervjuust see käis läbi. Issa, me vist rääkisime. Me rääkisime sellest. Mingi vanem meesterahvas oli, kes vist on nagu olnud varem poliitikas ja kes oli nagu nii loogiline, et see võiks olla tema. Ja mul on nagu nägu silme ees, aga ta ei olnud vaata nii tuntud nimi, et ma nagu mäletaks niimoodi. Väga hea küsimus, tõesti hea mõte. Aga ma ise nagu seisan kõige rohkem ikka selle poolt, et ma arvan, et temast saab uus president. Teda ei ole seal kirjas, või? Ei ole, vähemalt ma nagu seda nime niimoodi ei tunne ära. Aga ma ei mäleta, mis intervjuus oli. Ei olnud. Ta oli mingi nagu vähem tuntud nimi. Ta oli suht nagu vanem meesterahvas ka ikka, aga lihtsalt millegipärast mingi intervjuu oli, kus keegi nagu poliitik või keegi ütles selle kuidagi niimoodi välja, et ma mõtlesin kohe, et see nagu oli mingi vihje vist. Kuna nüüd ei saagi teada. Aga keda siin muidu on välja pakutud, issa mul mingi juuksed olid suus kõik. Ma leidsin mingi nimekirja, mis on poliitikute ja ajakirjanike välja pakutud variandid. Seda ma nägin vist ka. Siin on palju näiteks mingid Europarlamendi liikmeid ja siukseid. Ma loen siit ette, kes siin on nagu välja toodud. Marina Kaljurand, Riho Terras, Sven Mikser, Jüri Ratas, Andrus Ansip, Jaak Aaviksoo, Jüri Luik, Urmas Reinsalu. Kas see Jüri Luik ei või olla see, kes sina arvasid? Ma korra mõtlesin, minu arust ta mingi Jüri oli, aga minu arust ta ei olnud Luik. Mingi Jüri oli. Või mingi Ott, aga ei, see ei olnud see. See on mingi noorem keegi. Eesti endine kaitseminister on Jüri Luik. Kusjuures rääkides nendest, kes sa ette lugesid, siis Marina Kaljurand on nagu minu top. Ja ta oleks päris hea variant. Saad aru, ta ju kandideeris samal aastal, kui Kaljulaid kandideeris. Minu meelest oli Kaljulaid. Ja saad aru, ma olin nii Marina poolt nagu, ta on nii nunnu, aga samas ma mõtlen, äkki ta on lihtsalt nagu liiga nunnu. Jaa, tal on jah. Hästi nagu tark. Ta on hästi tark, ta sobiks üli hästi. Ma ise arvan, et
ma olen nagu suht kindel, et tast mingi hetk saab Eesti president. Arvad? Ma arvan, aga ma ei ole nagu kindel, kas see on nüüd. Ja mina loodan väga, et temast saab meie president mingi hetk, sest et ta on mulle alati olnud nii sümpaatne, et ma ei vaata praegu erakonda või ma ei vaata nagu seda, ma mõtlen konkreetselt inimest. Ja ta on niivõrd nagu tark, niivõrd avara, mingi silmaringiga, kõik see ja ta räägib inimestega nii, et sa saad aru ka, mida ta ütleb. Mõned poliitikud on niisugused, ajab niisugust vahtu suust välja, et no midagi ei saa aru vaata. Et sellist ka ei taha sinna ette. Ei taha jah. Aga noh, Marina Kaljurannaga vist on veits nagu see oht, et ta on võib-olla liiga nagu mingeid seisukohti võtnud avalikult ja võib-olla liiga siuke... Ja, vot, ma ei tea. Nii-öelda lahtise suuga. Ma ei oska seda õiget sõnavara öelda. Liiga nagu, ja ma saan aru, mis sa mõtles. Aga jah, ühesõnaga, et võib-olla nagu presidendid oodatakse seda, et ta rohkem nagu kuskil... Nojah, et ei ole nii palju avaldanud oma arvamust väga mingi äärmuslikades suunades, on ju. Ei tea, jah, kurat. Aga ja samas võib-olla nagu kõige rohkem ma arvan ikkagi, et lõpuks on see, et tuleb keegi, kellest me ei tea mitte midagi. See on ju alati niimoodi. See on nagu, millal viimane kord oli nii, et need kandidaadid, kes nagu olid, said. Okei, Toomas Hendrik Ilves oli, sest et ta jätkas. Yeah. Aga nagu ma nii mäletan, kui nagu Kersti Kaljulaid pull-up'is lihtsalt. Ja ma nagu, kes sa oled? Ja täiesti suvaliselt on ju. Et nagu, kes sa oled? Ja rääkides korra sellest, mida me kunagi põgusalt puudutasime seda, aga et kas nagu rahvas peaks saama ka valida presidenti nagu mingis osas. Siis tead, ma mingi aeg mõtlesin selle peale ja tegelikult ei peaks. Ja ma arvan ka, et ei peaks. Või kui üldse mingi 10%. Sorry, aga inimesed on nii äärmusesse, et kas me teeme nagu päriselt läbimõeldud otsuse selles osas või me teeme lihtsalt nii, kes meile meeldib. Ja ei, ma arvan, meil läheks see demokraatia väga ruttu perse, kui meil saaks inimesed nii lappa ära lihtsalt. Sorry, kujutad ette, et nagu mina hakkan võistlema siis mingi EKRE vennaga, et kumb saab ja siis sa mõtled erakonna peale. Oi, meil oli mingi mesilane kaadris. Ma arvan, et ma ei hakkaks elu sees mõtlema selle peale, kes on nüüd välispoliitiliselt mingi, saad aru, ma ei ole lihtsalt keskmine, ma ei ole nii tark inimene nagu päriselt, et olla selles rollis, et valida. Ja, ma olen nõus. Selles mõttes ma olen nõus. Või siis kui üldse tehagi mingi esialgne selekteerimine inimestega. Ja. Et valigi oma top 10 välja. Ja, võib-olla midagi sellist nagu kannataks, aga jah, ma ütleks, et see süsteem praegu tundub toimivat täitsa hästi, sest mingit väga suurt katastroofi pole ju olnud. Jah, või siis üks variant on veel see, et nagu võtta Riigikokku natuke pädevamad inimesed vahepeal. Aga noh, see on ka siuke. Sinna me valime läheb ka keeruliseks, jah. Oi jah, aga see on jah selline, sest et praegu, arvestades seda, mis praegu nagu meedias toimub, mis valitsuses toimub, tead, ma ootan väga seda järgmist Riigikogu aega. Lihtsalt, et kas midagi läheb nagu natuke paremaks, et me ei ole ainult maksukoormuse all nagu ei eksisteeri, et võtta natuke eeskuju nagu teistest riikidest ka vahepeal päriselt, sest kui näiteks oli see kütuse värk, vaata, kui see, mis sõda see oli nüüd see Iraani sõda või? See on mingi lahe asi. Ja võt Iraan ja USA on ju. Siis vaata need meie kütusehinnad räigelt, diisli hind räigelt tõusis ja mina kasutan diislit. Mu auto nagu tahab diislit juua on ju. Ja need diislihinnad läksid nii haigeks nagu ebareaalne. Ma mõtlesin, ma ei saagi tööl käia enam nagu, et see ei ole lihtsalt rahaliselt normaalne. Ja siis Eesti riigilt või küsiti nagu Hendrik Johannes Terraselt, et hei, kas teeme rongipiletit soodsaks inimesele? Ja ta ütleb, pole vaja. Siis küsiti, et kas äkki langetama aktsiisi. Ei tea veel. Ja siis tuleb kõrvalt Läti ja minu meelest Leedu, kes ütlesid, nad panid piiri aktsiisile, sellest hinnast üle ei tõuse. Siis tuli mingi teine riik, kes tegi rongipiletid mingi poole odavamaks. Nii ja siis me lihtsalt ootasime, et kas läheb paremaks. Võt, see on ka nüüd koht, kus ma nagu ütlen, et ma tahaks arvata, et see on selle taga, kui meil tuleks mingi hästi hea ja hakkamist täis president, siis see nagu võiks olla asi, mis võiks olla nagu mingis mõttes presidendi kätes nagu, et suunata nii-öelda Riigikogu ja kogu seda vaata sinna poole, et hoolime nagu inimesest. See muutus võiks tulla. Rahakott punnis nagu. Mõtleme natuke nagu, palun mõtle selle vaese inimese peale, kellel on mingi 5 last ja nagu ta peab autoga sõitma oma lapsi kooli viima. Nagu kas sa tema peale ka mõtlesid? Sul on muidugi hästi. Ja see Jürgen Ligi ütleb, et mul pole küll kunagi poes probleemi olnud käia. Halloo, kas sa oled nagu täiesti nagu kiviga vastu pead kukkunud või kiviga vastu maad kukkunud, mida iganes on ju. Et lihtsalt mind tahab see nii närvi see teema, et ma ausalt öeldes, nagu, kui see Riigikogu valiti, see nagu koosseis, kes praegu on, siis ma olin hästi lootusrikas, mõtlesin Eesti 200, kõik nagu see uus vaata.
aga see lihtsalt tervikuna, see kõik ei töötanud nagu. ja ei tööta jah. Et kuidagi kurb. Ma ei oska ausalt öeldes tegelikult võtta mingit väga head seisukohta ka, sest ma lihtsalt ei hoiagi ennast enam üldse kursis, aga vahepeal loed neid pealkirju või asju ja siis mõtled, et küll okei. Te ei tahagi lugeda. ja ma olen nõus jah. ja no ei ole ka nagu mõtet eriti, sest et väga palju ikkagi tundub seda, et on nagu mingid arutelud, mis ei jõua kuhugi ja lihtsalt on niisugune mõttetu mingi rääkimine. mulle meeldib, mõlemad on täiesti erroris. Hullult. räiged politoloogid koos. üritame mingi targad olla. räägime. nii, aga okei. Ma ei tea, aga tõmbame otsad äkki kokku. Sest me oleme ka päris kaua juba rääkinud. ja nagu näha, ajud on juba üles kuumenenud siin päikse käes. ja ei hakka nagu liiga palju rääkima, muidu ütleme midagi valesti, kuigi teate, see on lihtsalt meie arvamus, nagu ma ei ütle, et see ükski asi, mis ma ütlesin, oli fakt. Absoluutselt jah. Ja tegelikult on põnev võib-olla lihtsalt siia selle teema lõppu, et tegelikult on ülipõnev minu arust näha, et ma ei mäleta, et oleks nagu presidendivalimiste ümber nagu nii suur selline kaja olnud. Ja nii varakult. Jah, et nii palju räägitakse ja selles mõttes on huvitav, et mis siis nagu saama hakkab nüüd on ju. jah, täpselt. Nii et kuulge, aga jälgige meie Instagrami kindlasti, sest et suur loos on tulemas. Minge võtke kõik sellest osa ja meie ja endiselt ootame siis kohti, kuhu podcasti salvestama minna, sest et tundub ju tegelikult mega mõnus nagu sihuke setup ja vabandan ka kõikide ees, kes Spotify'st pole saanud kuulata viimaseid episoode, et nüüd juba läksid nad ilusti, lähevad mõnusalt ülesse, nii et oleme süngis jälle kohe, et saab ka Spotify'st vaadata, kuulata või Youtube'ist vaadata või kuulata. Et aitäh teile selle kannatlikkuse eest. jah, aitäh. aga aitäh, et vaatasite ja tšau. ja tšau.